Tartu külje all Vasulas asuv Rotaxi lihapood on ettevõtja Aare Karlssoni käe all arenenud jõudsalt. Kui nad alustasid Sigala juurde tehtud pisikese lihapoega, kus igapäevaselt teenindas klient üks inimene ja kuus müüdi 100 siga, siis nüüd müüakse lihana ja erinevate lihatoodetena oma kauplustest pea 1500 siga kuus ja töölisi on neil 62. Üks pood on Annelinna Prismas, üks on Lõunakeskuses ja praegu veel valmistame ette ühte väikest müügikohta Ahjale Räpina maanteed välja sõita, eks. Aga meie lipulaev on ikkagi siin Vasulas, kus meil on nagu valik kõige suurem ja mis kohe tuleb nagu tagatoast tõstame letti, nii et siin on alati valikuvõimalus ja kõik on nagu alati olemas. Lastega peredel tuleb Vasula poodi minnes kindlasti aega võtta ka selle jaoks, et platsil erinevaid põllumajandusloomi uudistada. No loomad on sellepärast, et neid on nagu hea vaadata, et loomad veidi rahustavad, aga kui sügavamale vaadata, siis tegelikult me olemegi loomakasvatusettevõtte ja sellepärast nad siin on. Ja praegu on meil nagu, on siin mitmed elukad näha, eks ju, ja kavatseme hakata lambaid kasvatama kevadel, et lambakasvatuse businessplaani koostamine käib praegu ja selleks on nagu juba maad välja vaadatud ja nagu äriplaan koos, nii et lambad ootavad ostmist ja järgmine aasta läheb meil kasvatuseks lahti. Juba mitmendat aastat korraldavad nad klientidele kummarduse tegemiseks kliendipäeva. Saab maitsta erinevaid tooteid, pakutakse suppi, sõidetakse ponidega ning veedetakse perega üks vahva päev. See sündmus on väga perekeskne ja lastele vaadata loomi ja väga mõnus on, et kodupärast toitu pakutakse ja müüakse. Tartu toidu- ja veinifestivalil pälvis Rotaxi lihapoe Vasula täissuitsuvorst ülekaalukalt tiitli Tartu maitse 2017. Inimestele see meeldis ja meie edu oligi selles, et kõik, kes need maitsesid, olid enne meie poes käinud ja teadsid meid ja sealt pealt tuligi meile need hääled ja see võit, eks ju. Parima maitse tiitel neid uneseisu ei viinud ning nagu nad ise ütlevad, et tegelevad hetkel 2 isegi veel parema toote arendustööga. Delikatess lambavorsti kallal käib praegu töö ja maitset testime siin iga nädalaselt, eks ju, ja pühade vorstiga, 1 meetrise vorstiga tahame tulla letti mitte jaanuari, vaid ikkagi enne jõulust.